Ma loodan, et mind on hästi kuulda. Kui tõstke kisa. Teie võite hoida oma kaamerad kinni, mikrofonid kinni, aga mulle väga meeldib, kui küsimused tulevad kohe nii, nagu need tekivad teil ja häälega esitate neid küsimusi. Võite loomulikult kirjutada ka chati aknasse, aga siis ma ise ei pruugi neid kohe märgata, sest kui ma hakkan enda ekraani jagama ja töötan ühes ekraanis täna, siis chati aken jääb minu jaoks kinni. Me salvestame seda tänast infotundi. Meil on plaanitud küll ajakavaliselt 1,5 tundi, aga kui me saame kiiremini lõpetatud ja teemad ära käsitletud, siis keegi ei hoia kinni kedagi 1,5 tundi, et siis me lõpetame varem. Kui te teate, et teie mõni kolleeg soovib veel tänasel infotunnil kohe praegu liituda ja osaleda ja täna kohe kuulata seda, siis andke talle sellest märku, sest me leppisime omavahel siin kokku, et alates 10:15 me rohkem sisenejaid juurde siia ruumi ei võta ja paneme selle akna kinni, et kes on siis ukse taga, neid lihtsalt liituma praegu täna enam rohkem ei saa. Aga me salvestame seda, paneme siis ehitusregistrisse koolituste rubriiki üles ja seda saate järgi vaadata ja ka teie kolleegid saavad siis seda järgi vaadata. Millest me täna räägime? Me räägime peamiselt siis kasutajatest ja rajatiste sisestamisest, sest need olid nüüd 2 nädalat tagasi tehtud muudatused, mis ehitusregistri kehtivas registris või selles live-keskkonnas siis muutusid. Kasutajate haldus ja üldse kasutajate vaade liikus ära vanast registrist uude registrisse. Sisuliselt siis taustal tähendab see ainult seda, et vanas registris, mis ta siiamaani oli, kõik kasutajate toimingud, mida tegime meie ja ka teie omavalitsuse ametnikena, lisades kooskõlastajaid, arvamuse avaldajaid, kõik see toimus veel vanas ehitusregistris ja see nüüd on ka siis tööle pandud uude ehitusregistrisse. Sellega seoses on veel esinevad mõned tõrked. Ma räägin nendest, kuidas nendest üle saab, mida siis tegema peab, kui need tõrked teil esinevad. On teilt juba tulnud ka palju kõnesid ja kirju ja oleme paljudele ka saanud need tõrked lahendatud. Need ei ole sellised tõrked, mis läheksid IT poole tööle, te saate kõik ise siis oma andmete ülevaatamisega korda. Võtan ette oma ekraani jagamise ja ma näitan siis ehitusregistri pealt. Võib-olla meie seas on täna kuulajaid, kes ei ole omavalitsuse menetlejad, siis see esimene pool, millest me räägime, neid väga ei puudutagi, küll aga mõneti siis oma vastutuse halduse alt saab ka kasutajaid juurde lisada ja see vaade on ka nüüd natukene teistmoodi, et siis ma sellest ka räägin, aga alustan ma kohalike omavalitsuste vaatest oma jutuga ja lõpuks liigume siis rajatiste sisestamise peale, mis jällegi on rohkem suunaga teistele kuulajatele ja sisestajatele. Tavaliselt taotlusi sisestavad, aga natukene siis on ka seal menetleja jaoks olulist infot, mida menetleja peab vaatama. Nii palju siis sissejuhatusest, et kes nüüd liitus, siis mina olen Made Karmen Hiesalu, ehitusregistri peaspetsialist. Tore teid näha. Ja hakkan oma ekraani ja ma vaatan, mis ma siis siia ette saan teile. Nii, vaatame, kus me siis ekraani üldse saame jagada. Jagan. Näen siit muud asjad kinni, kliks ja ehitisregister on suurelt ees. Ehitisregister on suurelt ees. Miks ma ütlesin, et ma hakkan rääkima kohalike omavalitsuste vaatest kõigepealt, on see, et mida teevad siis omavalitsused üldse kasutajate vaates. On selline lugu, et kohalikud omavalitsused saadavad taotlusi
arvamuse avaldajaks või siis kooskõlastamiseks teistele asutustele või siis naabritele näiteks või teistele juriidilistele isikutele. Ja mis nüüd siis on uues registris erinev sellega, mis vanas registris oli, et kõnesid tuleb ka väga palju ja kurtmisi, et ei ole enam sellist rippmenüüd, kust need asutused leitavad on kooskõlastusringile lisamisega. Aga muudatus on nüüd see, et kui te hakkate tippima seda asutust, kellele te tahate kooskõlastamiskutset saata, siis ilmuvadki need ametkonnad teile vaatevälja. Aga kui te lähete kooskõlastuse täitja rea peale ja sisestate tühiku ainult, siis tulevad kõik asutused teile, absoluutselt kõike, mille seas siis saate rippmenüüst valida, mis on teie soov, kuhu te soovite saata. Ehk siis siin praegusel näitel on sisestatud ainult tühik ja ilmunud on rippmenüüsse kõik asutused, kellele kooskõlastamiskutse on vaja, kelle seas te saate otsida kooskõlastamiseks olevat asutust. Kui te soovite, te teate, kellele te soovite seda kooskõlastamiskutset saata, siis te võite hakata tippima näiteks Keskkonnaamet. Keskkonna juba annab täpsemad vasted ja kitsendatud valiku ette ja samamoodi siis päästet, kui te hakkate tippima seda sõna sisse, siis annab ta Päästeameti vastavad vasted ja saate kitsendatult seda otsida. Kui teil nüüd üldse neid valikuid tehes ei ilmu üldse mitte midagi vaatevälja. Te olete seda proovinud, te olete tippinud neid ühte või teist sõna ja ikka mitte midagi, täielik tühjus, mida siis tegema peab? Siis te peate tegema niisuguse asja. On 2 varianti, aga mina nüüd olen mõne viimase päeva jooksul saanud aru, et see üks variant juba toimib, et teise variandi soovitamise peale ma ei ole pidanudki minema ja selleks on rollivahetus. Omavalitsuse ametnikud tõenäoliselt te olete vaikeseadetes ja sätetes halduse all andnud selle linnukese, et kui te hommikul arvutit avate või ehitusregistrisse sisenete, siis olete te juba vaikesättena omavalitsuse rollis, ehk siis kui ma praegu siin IRE-ga liigun, siis mina olen MKM-i rollis, et ärge tehke välja, et me oleme küll tegelikult Kliimaministeeriumi all juba, aga kuna neid üleviimisi toimub nii palju, siis me ehitusregistri all toetame ka MKM-is, kuni siis tõenäoliselt sinnamaani, kus me liigume ära Maa- ja Ruumiametisse 1. jaanuarist 2025. Rollivahetus, mis siis tähendab rollivahetus, kui ma ütlen kõne peal ka, et vahetage korraks rolli, minge kohaliku omavalitsuse rollist ära autenditud kasutaja alla, mis see siis tähendab, et see ongi see, et kui te olete igapäevaselt harjunud ja üldse pole vajadust olnud rollivahetusele, siis pilk palun suunake üles vasakusse nurka, kus te näete oma rolli, milleks on siis tõenäoliselt kohaliku omavalitsuse nimi. Ja selleks, kui teil siis on kooskõlastajate nimekiri täiesti tühi ja sinna ei ole tippides ega tühikut lisades tekkinud ühtegi, siis esimene katsetus, esimene proov on see, et te vahetate rolli. Te vahetate rolli kohaliku omavalitsuse rollist ära autenditud kasutaja rolli, ehk siis mina läksin praegu Made Karmen Hiiesalu rolli ja mulle tekkis siin autenditud kasutaja, ehk siis ma olen eraisiku rollis praegu hetkel. Ja nüüd, kui ma teen ainult selle ühe väikese liigutuse, et ma lähen korraks autenditud kasutaja rolli, siis nüüd ma võin kohe tagasi minna omavalitsuse rolli. Jälle valin siit rippmenüüst omavalitsuse rolli. Register läks minul siis antud juhul MKM-i rolli, aga teil siis läheb ta omavalitsuse rolli ja see koht on roll siin. Et jätke meelde, kes ei ole seda harjunud kasutama ja automaatselt teil hommikuti avaneb ehitusregistri vaade
omavalitsuse rollis, teil on võib-olla keegi aidanud veel neid sätteid siin liigutada, et te ise ei ole kunagi autenditud kasutaja rolli ennast vahetanudki. Nii ka võib juhtuda. Ja nüüd siis uuesti kontrollides üle oma menetluse peal, kus te leiate kooskõlastamise koha, siis te uuesti tipite siia kas tühiku või hakkate otsima seda vastavat ametiasutust ja teil ilmub juba siia see nimekiri. See on esimene katse ja minu näidete puhul, mis mul viimaste päeva on juhtunud, siis sellest on juba abi olnud ja need kõik ametid, asutused on siia vaatevälja omavalitsuse helistajal tulnud. Kui see ei toimi, siis ma palun, et te vaataksite halduse alt. Ma natukene vahetan enda rolli siin MKM-i all, ma ei taha halduse alla minna mängima. Ma vahetan ennast korraks tagasi. Ma panen siit ennast korteriühistu rolli hoopis, see on ka selline teistmoodi vaade natukene. Ettevõtte roll, ehk siis ettevõte on ettevõte, omavalitsuse ametnikel olete ka ettevõtted. Halduse all ma vaatan kasutajaandmeid või minu asutust. Kasutajaandmetes ma saangi vaadata juba iseenda selle ettevõtte või kohaliku omavalitsuse andmeid. Et need vaated on nüüd ka natukene muutunud. No nii see jääb võib-olla siin kruttima, võib-olla ma vajutasin ka valesti seda, et nii, ja mul tuli siia kasutaja andmed on minu enda andmed. Minu enda andmed ja millega ma olen seotud, need rollid on siin hoopis näha. Ja mul on siin näete vaikimisi kasutaja roll, ettevõte ja sedasi, kui ma asutust avan või hommikul ehitusregistrit avan, siis on, et sellesse rolli mina lähen automaatselt ja kui te siin näete juba endal ka kohalikku omavalitsust või te tahate vahetada, et juhul, kui te olete sisse logituna autenditud kasutaja, siis te siit saategi kasutaja andmetest selle koha ära muuta ja kui hommikul sisse logites ehitusregistrisse avab selles rollis teile automaatselt. Nii, aga siis see minu asutus, vaatame seda minu asutust. Minu asutuse andmed on nüüd sellised, kus on minu e-posti aadress. Vaadake kindlasti see e-posti aadress üle, kas see on teil õige. Kui ei ole, siis parandage. Ja kui teil on siia sisestatud telefon, siis ka võib-olla see telefoni number on vigane või vales formaadis, siis saate seda ka parandada. Ja kui ei ole siin midagi parandamist vaja või lihtsalt üle salvestamine, et andmed on uuesti üle salvestatud ja ka see siis annab selle tulemuse, et teie kooskõlastamise vaatesse, sellesse kooskõlastamise kutsevaatesse ilmuvad tagasi kõik asutused, mida teil on vaja kooskõlastamise ringi lisada. Need kaks kontrolli, aga kõige lihtsam kontroll on siis alguses teha see rolli vahetus ja siis vaadata, kas asutused ilmusid. Et just, et kordan, et minu näidete puhul on juba sellest mõju avaldunud ja ei ole vaja olnud isikuandmete ülesalvestamine. Kui te soovite lisada kooskõlastamiseks mõnda asutust, mis ei ole tegelikkuses siis haldusettevõtte või kuidas ma ütlen, siis ametiasutus, et nad on lihtsalt juriidilised isikud, siis nemad ei ole kooskõlastuse andjad, vaid nemad on arvamuse andjad. Ja sellepärast siis võib teil tekkida see nii-öelda error, et ei leia Elektrilevi või siis mõnda muud analoogset ettevõtet kooskõlastuskutsete saajate nimekirjast. Ja sellepärast, et need ei ole ametiasutused ja nemad ei anna kooskõlastust, vaid nemad annavad arvamuse ja te peate neid kahte eristama siis, et kes on arvamuse andjad ja kes on kooskõlastajad. Et kooskõlastust annavad ametiasutused ja arvamust annavad teised juriidilised ettevõtted. Vastavalt sellele nemad siis nimekirja ilmuvad. Kui teie soov ongi anda arvamuse andja ja
praegused näited on mul mõlemad siia toodud küll ametiasutused, aga te tahate anda arvamusandjale edastada kutset ja te hakkate sisestama mõnda ettevõtet, juriidilist ettevõtet, kes ei ilmu vaatevälja teile siiski. Te teate, et ta tegutseb küll, te tahate temale saata ja teda siis ei tule teie vaatevälja, siis on võimalus, et tema on enda seadete all sätestanud piirangu. Näiteks minul ettevõttele on pandud piirang Raplamaa ja minu ettevõtte ehk siis korteriühistu tuleb vaatevälja ainult Rapla maakonna omavalitsustel. Seda saab haldusüksust siin muuta ettevõtte ise, näiteks mina olen siin ettevõtte rollis hetkel ja ma saan siia ka lisada kogu Eesti, kui ma soovin Harju maakonna juurde panna või siis ja kogu Eestit, et ma saan vastavalt sellele siia ja märgida seda. Ja siis ilmub minu korteriühistu kõikide kohalike omavalitsuste arvamusandjate nimistusse, aga kuna ma tean, et see on müra tekitav, siis ma kindlasti iseenda korteriühistule seda siia ei pane ja jätan siiski Rapla maakonna. Et miks ma seda panen, ongi see, et kui minule soovitakse omavalitsuste poolt esitada siis arvamustamiseks kellegi tegevust, kellegi ehitusloa taotlust, siis Rapla maakonna kohalikel omavalitsustel tuleb minu korteriühistu oma nimistusse. Samamoodi võib see siis kehtida ka kas võrguettevõtete puhul, et kuigi mu näide on praegu räägitud korteriühistu puhul, aga see siis laieneb kõikidele juriidilistele isikutele. Juriidilised isikud, kes mind praegu kuulavad, siis te võite enda seadted üle vaadata ja vastavalt siis sellele oma soovile kitsendada või laiendada oma valikut, mis on teil määratud selleks haldusüksuseks ja just selle mõttega ka, et kui te tegutsete peamiselt Saaremaal, siis kindlasti ei ole Ida-Virumaa omavalitsustesse mõtet teil neid linnukesi panna, et see on ka omavalitsuse ametnike jaoks vaateväljale müra tekitav. Et võite kindlasti neid kitsendada, neid oma valikuid. Asutused siis oma kasutajaid saavad ka lisada juurde. Minul siin selles näites korteriühistus olen ma ise ainukesena lisanud ennast. Aga teil, kui on ettevõttes rohkem töötajaid ja samamoodi kehtib siis ka kohalikele omavalitsustele, siis te saate siia ise kasutajaid lisada. Lisaõiguseid, kuidas antakse, on kohalikele omavalitsustele on automaatselt siis pandud rohkem rolle juurde. Nad on ka haldajad. No ma olen siia enda näitesse pannud endale juurde, et ärge siis teised juriidilised isikud seda otsima juurde. Aga omavalitsustel on siis rohkem õiguseid juures ja omavalitsuste ametnikud, kui te juurde lisate oma kolleege, lisan kasutaja nupust, siis automaatselt tekivad ka omavalitsuse ametnikele juba sellised suuremad õigused. Kui ma siia lisan kasutaja, siis kasutajate lisamine käib isikukoodi järgi. Te peate seda isikukoodi teadma, saate seda sisestada. Ma siin ja rohkem praegu sisestama kedagi ei hakka, sest ma ise olen isikukoodiga juba ennast siia sisestanud ja ma teisi isikukoode peast ei tea ka. Ja näites ma ei hakka kedagi võõrast inimest siia lisama ka, et ma ise ennast topelt ei saa panna. Kui omavalitsuse keegi läheb töölt ära näiteks, siis prügikasti nupu peale vajutades saab selle inimese või oma kolleegi, kes ära läheb töölt, kinni panna või ära kustutada siit nimekirjas. Aga sellega juhtub siis niisugune asi, et kui te seda prügikasti nupu omavalitsuse töötajatele, nüüd on see jutt, kui te seda prügikasti nupu vajutate, siis te peate määrama asendaja. Te ei saa seda rida ennem ära kustutada, kui on määratud asendaja. Ja see valik siis tuleb prügikasti nupu peale vajutades teile ette. Kui te seda ei tee, asendajat ei määra,
siis te saate pliiatsi peal muudan nupust määrata asutusega seotuse aja. Panete siia tänase kuupäeva, eilset ei saa panna alates tänasest ja vaateväli sellel isikul siis roll kaob ära, see omavalitsuse roll ja see jutt kehtib nüüd siis ka teistele juriidilistele isikutele, kes mind kuulavad, siis kui teie asutuses on inimene, kes läheb ära töölt või on juba läinud, siis see koht, kus on asutusega seotud aeg, panete siia lõpukuupäeva, see inimene kaob ära siis vaateväljast, teie nimekirjast ja tema, selle inimese isiku siis rolli valikust kaob ka see juriidiline isik ära, ettevõtte nimetus kaob sealt ära. Need on siis kaks erisust, et juriidilised isikud, kes tahavad ära kustutada nimekirjast, kasutavad seda asutusega seotud aega. Nemad ei pea kindlasti prügikasti peale vajutades märkima asendajat, aga omavalitsuse ametnikud, kes vajutavad prügikasti nupu peale, ära läinud kolleegi saavad nimistust maha võtta, nemad määravad asendaja ja selleks võib siis olla ju ise ka võib ennast panna siis asendajaks. Temale tulevad siis üle selle ära läinud töötaja pooleli olevad menetlused. Ja salvestada siis need isikuandmed kindlasti, et näete lisaõiguseid saabki anda siin nendes nuppudes, et halda kinnitaja, et mina ise kasutan sellist tugevama positsiooni siin, et näidata teile siis linnutaja linnud, kes ei ole ma siia pannud rohkem kui tavaliselt juriidilisel isikul, neid peakski olema üldse. Aga see on teie näite jaoks ainult. Ja praegu hetkel ma midagi ei kirjuta üle, siis ma loobun ja panen selle akna kinni. Kas on vahepeal küsimusi selle kohta? Küsiks, kui tohib. Tohib, väga hea. Kas väga hästi on kuulda. Puhkuse asendamisega võib ka samat välja kasutada, et ajutiselt, nagu öeldakse, perioodiga märkida see asendus? Ma seda kohta ei kasutaks puhkuse asendajana. See võib hakata segadust tekitama, et pärast te unustate ära, et te olete kedagi siit sellest menüüst pannud kas kinni või ennast asendajaks pannud kellele. Et pigem seda kohta kasutada ikkagi ainult siis, kui päriselt inimene töölt ära läheb, teise asutusse läheb ja kui ta läheb ainult puhkusele, siis pigem lahti jätta see koht ja leida siis üldandmete lehel, kus te leiate tema menetlusi, et ei lihtsalt võtta, aga seal üldandmete lehel, kui te vaatate kõiki asutuse menetlusi, näiteks otsides menetlusi, siis juba teate, et kolleeg puhkab praegu, et vaatan sealt, mis tema nimega välja tuleb, et seal on ka need filtrid olemas. Ja siis seal tema nime juures pliiatsit vajutades te leiate ka alati enda nime, kus te saate enda nimele seda võtta, aga need on päriselt sellised asutuse kasutaja andmed, et ma siin seda varianti ei kasutaks hea meelega. Nii, kas on veel küsimusi? Aitäh küsimuse eest. Veel küsida midagi kasutajate kohta. Teised juriidilised isikud, võib-olla kes mind kuulavad, siis vaadake ka halduselt. Kasutajaandmed, minu asutus, vaadake kontaktandmed üle näiteks, kui teil neid ei ole veel paika pandud, töötajatel võivad olla teised meiliaadressid hoopis, kui nad on siia sisestatud, et saab alati täpsustada neid andmeid siin ja üle vaadata. Kui teie seas on praegu kuulajaid, kellel ei ole üldse ettevõtte rolli näiteks valitud ja teil on seda vaja, siis te kindlasti helistage meile. Siis te helistage meile, kus te saate meie numbrid, on siin ehitusregistris alati alla kerides, ükskõik millisel lehel te olete, täitsa alla kerite, siis meie kontaktid on siin olemas ja kõige kiirem viis ettevõtte rolli registreerimiseks ja saamiseks ongi meile helistada ja me teeme telefoni teel selle rolli registreerimise ära ja ei pea kirju kirjutama meile,
võtavad aega, kirjutamine võtab aega, kirjale vastamine võtab aega, palju rohkem kui helistamine, et julgustan siia helistama, kui on vaja ettevõtte rolli. Aga kui teil on vaja ettevõttele kasutajaid juurde, siis te saate seda ise teha. Kui kasutajate kohta rohkem küsimusi ei ole, siis ma liigun edasi taotluse rajatise peale. Aitäh. Kui on tulnud keegi kirjutanud chatti, siis võib-olla Loola, minu kolleeg, annab mulle märku ja loeb mulle küsimuse ette, aga kui ka seal ei ole, siis ja mõned küsimused on tulnud küll siia chatti. Palun loe mulle ette. Uue kooskõlastuse süsteemiga ei õnnestu enam Päästeametit kooskõlastajaks lisada. Jätkab, et kas on lootust, et kunagi mõne arenduse käigus õnnestub süsteemiga paremaks, mitte halvamaks teha? Ei, me ei tee kindlasti midagi paremaks. Me teeme alati arendustega midagi halvemaks, sest et meie tahame ka tööd teha. Nii, mis see on siin? Nii, Päästeamet, miks ei tule? Ma rääkisin üle, miks ei tule Päästeamet ja kui need kontrollid nüüd endal üle teha, autenditud kasutajaks rolli korraks vahetada või siis üle salvestada enda andmed, siis kõik ametid ilmuvad vaatevälja, sama Päästeamet ja need kõned, mis on minule tulnud ja kõneliinil oodates, kes ametnikest on teinud niisugused kontrollid siis või need lisa natukene 2 nuppu üle vaadata, siis need Päästeametid on ka ilmunud sinna vaatevälja. Et praegu hetkel näide on küll Keskkonnaamet mul, aga Päästeamet ilmub täpselt samamoodi siis, et tuleb üle vaadata just, et see rollivahetus korraks ära teha. Just, et kordan siis üle, et rollivahetus siin üleval vasakus servas, et see tähendab rollivahetust, kui te lähete korraks autenditud kasutaja rolli ja minge siis tagasi KOV-i rolli ja siis teile ilmuvad kõik need asutused, ametiasutused, ettevõtted, kõik on seal olemas. Kui te sisestate sinna, hakkate Päästeamet tippima, panete tühiku, siis kõik ilmuvad sinna. Et palun kontrollige see siis üle uuesti endale. Nii, Loola, aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja. Uues kooskõlastuste süsteemis on kooskõlastuste põhjus muutunud kohustuslikuks väljaks. Kas saab seda muudatust tagasi mitte kohustuslikuks teha? Hetkel ei saa. Hetkel on see niiviisi. Kõik ettepanekud, tülikad aspektid palume kokku koondada ja saata meile kirjalikult ja me kindlasti edastame need edaspidiseks arenduseks ülevaatamisele. Hetkel tõepoolest, kui te saadate välja, siis te peate kirjutama sinna ka põhjuse. Jah, see võib olla mõneti ebamugav, kuid meile tuleb ka väga palju kasutaja vaatest tagasisidet ja tihti ongi see, et nad ei saa üldse aru, miks KOV saadab neile selliseid asju. Ja kui see ilmub kooskõlastuse andjale või arvamuse andjale kohe esimese asjana silme ette, mis talle on saadetud menetluse ülevaatamiseks, siis see on tema jaoks informatiivsem. KOV-i jaoks mõneti tülika, aga üks rida sinna sisestada, teid on kaasatud sellepärast, et teie naaber midagi teeb, ei peaks olema väga keeruline sisestada ja kui teil kujunevad välja juba konkreetsed sarnased laused, siis nagu ka siiamaani te olete kasutanud abitabeleid, omal abifaile, kus seest neid lauseid kopida, siis kasutage seda, et alati ei pea seda siis lauset otsast lõpuni valmis kirjutama sinna süsteemi, vaid saate ka neid sisse kopeerida. Et see on ju lubatud. Aga selguse mõttes, informatsiooni edastamise mõttes on ta niiviisi nüüd käiku lastud ja just taotlejatel või kellele te need edastate, nendel tekiks selge arusaam, miks neile see asi on saadetud.
sest meie ju ka ei tea, kui meile helistatakse, miks te saadate ühele või teisele naabrile näiteks neid asju ülevaatamiseks, siis me ei oskagi rohkemat selgitada, kui vaadake dokumente, mis dokument sisaldub, aga dokumentide maht teinekord on väga-väga suur ja sisuliselt poole pealt dokumente meie siin üldse ei ava ka, kui meile helistatakse, siis me juhendame ikkagi rakenduse kasutamist, mitte sisumaterjalide ülevaatamise meie ei abista. Et sellepärast peate te natukene rohkem nüüd kohalike omavalitsuste poolt vaeva nägema, et sisestada nendesse kaasamiskutsetesse rohkem infot, miks te kellelegi kaasamiskutse saadate. Loola, kas on veel küsimusi sinna tulnud? Ja üks on veel, et kui ma olen oma asutuse haldaja, miks mul puudub lisaisik nupp? Kui sul puudub lisaisik nupp, siis on sul siia kohta neid linnukesi liiga vähe tehtud. Sul ei ole seda õigust antud. Kui see küsimus nüüd tuli juriidilise isiku poolt, mitte KOV-i poolt või tuli see KOV-i poolt, Loola, ära isiku nime ütle, aga KOV-i poolt. KOV-i poolt. Siis KOV-i poolt vanas süsteemis oli niiviisi, et sinna anti ka tugiisiku roll. Ja tugiisik ainult sai siis lisada teisi kasutajaid. Et vaadake siis jällegi üle oma need andmed ja kes on teie ettevõttes, teie kohalikus omavalitsuses kasutajad. Vaadake need lisaõigused üle ja linnutage siia rohkem neid ja siis keegi, kes on teie asutuses või siis see KOV, kes küsib, Loola, ma loodan, et sa näed ka seda, kes selle küsimuse esitas, et me saame siis seda ise ka pärast üle vaadata, siin KOV-i rolli minna ja vaadata ja neid linnukesi juurde panna. Et vanas süsteemis ei olnud neid õiguseid niimoodi automaatselt tulevaid, nagu täna nad on kohaliku omavalitsuse rollis ja seda lisakasutaja nuppu ilmus vaatevälja ainult sellele inimesele, kes oli tugiisikuks määratud kohalikus omavalitsuses. Nii, ja ma saan aru, et seal rohkem nüüd küsimusi ei ole tulnud. Ma lähen... Kell on üks on veel rajatise kohta, aga seda me võime siis rajatiste juurde. Ma hakkangi rajatistest rääkima ja siis võib-olla ma jutu sees juba saan küsimusele ära vastata. Nii võib ka juhtuda teadmata küsimust, aga ära loe mulle seda küsimust praegu siis veel ette. Lähme rajatisi rääkima, aga enne veel ma võtsin nüüd uuesti ehitusregistri avalehe vaate ette. Ma siia üles kerin siis teid võib-olla väga ehmatavad ja väga segavad need üleval infobännerid, mis siin on. Aga need infobännerid on siiski olulised. Me jagame teiega operatiivset infot selle kaudu ja väga mõistlik on neid vahest ka tähele panna, mis siia sisse kirjutatud on. Ja kui on ikkagi viidatud juhenditele, siis need juhendid täpselt teile need vasted annavadki, mis teie küsimused on. Näiteks täna on meil siin ka meie praeguse infotunni info siin olemas ja kus kohas saab üldse lingigi pääsemiseks ja kõik see info. Ja mis nende bänneritega siis on lugu, et miks mina neid kogu aeg ees hoian lahti, kes on mind veel varasematel koolitustel tähele pannud ja andnud mulle, et pane need kinni, need jubedalt segavad siin ekraani, vaat ei pane kinni. Sellepärast, et kui ma nad siin kinni panen, siis nad rohkem mul ette lahti ei tule ka. Aga minu jaoks on ka see info oluline, sest kui ma esmaspäeva hommikul avan töökeskkonna ja mul on siin punane kiri ees, et mingid probleemid on nädalavahetusel tekkinud, siis ka minu jaoks on see oluline info siit kätte saada, täpselt samamoodi teie jaoks. Ja kui ma need siin kinni panen, siis selles brauseris ma pean tegema, ma ei tea, mitu restarti või arvutit vahetama, et need siia üldse tagasi need bännerid ja see infokiri tekiks. Ma töötan ehitusregistris Chrome'i brauseris, see töötab kõige paremini ehitusregistris, Edge'is töötab ta ka hästi.
aga ei tööta ta siis Mozillas ja mis brausereid te küll veel võite välja nuputada, et ärge hakake Edge registrit siis toimetama kuskil mujal kui Chrome'is või Edge'is. Turvakaalutlustel on ta niimoodi praegu, et ta töötab Chrome'is või Edge'is. Ja ärge siis pange neid ise ka kinni, neid bännereid, mis annavad teile olulist infot edasi. Jälgige neid, mis siin infokirjades on. Te saate siit kõige operatiivsema, kui mingisugune asi on rikkes, tõrkes, siis see info siia kohe tekib. Samamoodi, kui see tõrge on kõrvaldatud, siis see info ka kohe siia bännerisse lisatakse. Et teinekord on mingid aadressiandmete süsteemis on tõrked või üldse sisselogimise tõrked või valkirjastamise tõrked, et ei peaks niisama ootama, et me helistame kõigile tagasi, et kui on rike kõrvaldatud, siis alati siit ülevalt saate ka selle info kätte. Hakkame rajatist tegema. Ma teen täitsa nullist ühe taotluse blanketi lahti ja rajatise ma siis võtan ehitamise nupu alt, ehitamine, ehitusluba, ehitusteatis, koostan uue, mis ma siis võtan, koostan uue teatise, koostan uue loa taotluse näiteks ja te kindlasti seda kohta siin juba teate, kuidas üldse hakata taotlust koostama, sellel ma väga palju ei peatu, aga hakkan siia taotlema siis rajatist. Ja võtan aluseks täpselt sellesama aadressi, posti ja 2A. Kui te keegi teete minuga taotlust kaasa, sisestate täpselt samu aadresse, mis mina oma näidetes, siis olete kohustatud hiljem töölaud, minu dokumendid, need pooleli olevad taotlused ära kustutama. Mina seda teha ei saa. Parem, kui te minuga samu näiteid, samu aadresse kaasa ei tee. Kohila, Posti tänav 2A, Kohila, siin on peal 24 korteriga elamu. Ma tahan hakata rajatist tegema, täiesti uut asja, seda pole siin veel. Ma valin katastritunnuse rea, lisan puuduva ehitise registrisse ja nüüd on ehitise liigi, ehitise lisamine vormile, ehitise liik ja ma valin rajatise. Jätkan. No nii, rajatise blankett on lahti saadud, ma salvestan selle. Salvestan natukene krutib, dokument on salvestatud ja nii. Ja mis meil on siis rajatiste blanketi peal muutunud? Kasutamise otstarve. Rajatise blanketi peal on muutunud kasutamise otstarve, sisestamise kohad ja järjekord. Ja kui te nüüd hakkate rajatist sisestama, mis asi on üldse rajatis, sest et kõned, mis meile nüüd on saabunud või mured, mis meile on saabunud, annavad indikatsiooni ka seda, et mis see rajatis siis on, et me peame sellest ka üle rääkima, mis asi on rajatis, et kui mulle ütleb vastus, ei, mul on ehitis, siis ehitised jagunevad hooneks ja rajatiseks. Mõlemad on ehitised. Ehk siis ehitis on peanimed, alla jagunevad hoone ja rajatis, ehk siis rajatis on ka ehitis, hoone on ka ehitis. Rajatis on trassid, tänavad, kaablid, tehnovõrgud, sellised asjad on rajatised. Hooned on kõik, mis on 4 seina, katus peal, need on hooned. Sees ka saab vahest elada, töötada saab hoonetes. Aga rajatised on siis biopuhastid, tänavavõrgud, aevud ja nii edasi, veetrassid. Kõik sellised on rajatised, ehk kes ei teinud veel vahet nendel, siis nüüd ehk sai natukene selgemaks see asi. Aga kasutusotstarve. Kui ma olen avanud rajatise blanketi, siis kohe esimene rida, mul on kasutusotstarve ja kui ma siia klikin, siis vastet ei leitud. Ehitusregister on rikkis. Helistame, aga ehitusregister ei ole rikkis, vaid ta täna töötab niisugusena. Nüüd on rajatise blankett mõnda aega niisugune. Rajatise liigiks, mis ma siia siis valin rajatise liigiks, paneme
paneme mingisuguse augu, paneme puuraugu näiteks on rajatis. Pole kohustuslik, ütleb see tegevus on pole kohustuslik. Ma salvestan vahepeal, kas läheb loa kohustuslikuks. Nii läks, näete, juba sai aru rajatise liigist, juba sai aru, et see on loa kohustuslik tegevus. Väga hästi kõik. Aadress ka puudub. Ma panin ju ometi aadressi. Kus see aadress siis kadus? Aadress tekib siia natukese aja pärast. Ja seda pajamise kasutuse otstarvet ma siia ka hetkel lisada ei saa, see on endiselt leitud, aga ma kordan üle, et see ei ole hetkel viga siis, et seda ei peagi siia esimese rea peale praegu tekkima, vaid blankett töötab natukene teistmoodi siis ja rajatise liigi, kus ma saan siis rajatise kasutusotstarbe lisada. Ma siin üle, omandiliik kindlasti on kinnisasi minul sellel näitel, aga ma ei hakka siin üleliigselt vormi täitma, sest seda te kõik juba tunnete ja teate, aga kus kohas siis asukoht või üldsegi kasutusotstarve tekib. Ma pean märkima selle rajatise ehitise asukoha kaardile. Lisan kehandi. Lisan kehandi, siis ja tuli siis mulle nii-öelda see kehandi asukoha kaart, kuhu kuvab ka seda kinnistut, mis on keskel alati. Ja nüüd, et ma saan seda puurauku teha, ma joonistan selle käsitsi siia, paneme keset proovi ühe täpi ja kaardi peal salvestamist kindlasti kõik juba oskate, see on salvestan muudatused ja nüüd on siis see täpikene siia kaardi peale kinnitunud ja alla koordinaadi tabelisse on tekkinud ka koordinaadid, kus kohas see kehand asub. Liigun natukene veel edasi ja täiesti uus blanketil koht. Näete, aadress on veel lisamata, et ma ei ole salvestanud, sellepärast on ta lisamata. Aga nüüd täiesti uus koht rajatise blanketi peal on elemendi üldandmed. Ja see siis on selle kehandi kaardi all elemendi üldandmed ja nüüd siia kohta pean ma kasutamise otstarbe esimesena ära valima. Siia loomulikult tuleb jällegi see rippmenüü, kõik väga pikk, aga ma ei pea seda rippmenüüd hakkama läbi scrollima. Kui ma juba tean oma kasutusotstarvet, kas numbriliselt, kes on aktiivsed numbrite meeldejätjad, mina seda ei ole, mina kasutan alati sõnalist väljendusviisi ja hakkan otsima siia puu kirjutan ja leian vasteks puurauk ja puurkaev ja kuna ma üleval olin teinud liigi valiku puuraugu, siis ma ka siin lisan puuraugu kasutusotstarbesse, salvestan kehandi andmed. Ja näete, aadress ka tekkis siia lisamata, sulgudest läks ära. Ehk siis ma olen nüüd salvestanud kompleksselt selle koha, mis puudutab kehandit. Seda kaarti, kehandi kaarti. Ma märkisin kõigepealt selle objekti siia kaardi peale, salvestasin kaardi peal selle objekti asukoha. Ja siis ma liikusin veidi edasi ja täitsin ära elemendi üldandmetes kasutamise otstarbe ja salvestasin lõpuks kehandi andmed. Ja tekkis mulle kompleksselt täidetud väli, ehk siis aadress tekkis siia korrektne, kasutuse otstarve on kinnitunud siia ja nüüd ma pean liikuma üles uuesti ehitise lehel täiesti üles esimese rea peale ja nüüd, kui ma siin klikkan, siis annab mulle selle sama kasutusotstarbe vaste, mida ma all elemendi üldandmetes sisestasin. Niiviisi see praegu toimib ja see muutub veel ühel hetkel, läheb edasi veel arendusse ja muutub see tulevikus mugavamaks. Ta tõepoolest täna kõige mugavam ei ole selline tagurpidi salvestamine, aga nii ta täna toimib ja see puudutab ainult rajatisi. Siis, et mitte hooneid. Kui te olete praegu siis vanas tähendab 2 nädalat tagasi sisestanud mõnda rajatist taotlusena ja see on teie töölaual veel olemas koostamisel seisundil, siis seal tuleb teil siis üle vaadata need
kasutamisotstarvet uuesti sisestada, sest kui te mäletate, siis varasemalt olid kasutusotstarve siin selle koha peal, kus sai sisestada, ehk siis üldinfo all oli kohe järgmine rida kasutusotstarve, et siia nüüd enam ise sisestada ei saa, siia ta tekib automaatselt, kui need elemendi üldandmed on sisestatud ja seal üleval siis ka kasutusotstarbe juures on märgitud, et hoonete puhul on ta täpselt samamoodi kehtib, et see sama koht on kasutusel kasutusotstarbe märkimiseks, aga just mis puudutab rajatisi, siis on see teistmoodi, et see tuleb nüüd natukene eristada ja meelde jätta. Tagasi vanaks süsteemiks ta ei muutu enam. Kui teil nüüd see tekkis küsimus, et kas läheb normaalseks tagasi, ei lähe. Et ei, me ikka arendusi teeme selleks, et asi oleks parem kasutaja, kuskil taustaandmed jooksevad kokku teistmoodi. Et iga arendus, mis meil siin tehakse, see on vajalik millekski tuleviku tarbeks. Aga tõepoolest, et see ehitise üldinfo ja kasutusotstarbe sisestamine mõne aja pärast muutub mugavamaks, et see on natukene tehtud ajutiseks üleminekuks, aga praegu kahjuks ei oska välja öelda ühtegi sellist kuupäeva, millal ta muutub jälle natukene sõbralikumaks, et ei pea siia üles tagasi kruttima seda esimest rida täitma, et see oleks viidud ära siit kuhugile mujale või teistpidi tõstatud midagi. Aga vahepealne etapp on ta praegu niisugune ja palume siis väga meelde jätta seda. On tulnud nüüd ka selliseid olukordi, kus omavalitsusel või siis üldse menetlejale omavalitsuseks ma nimetan teinekord ka TTJA-d ehk tehnilise järelevalve, TTJA, sõnad on suus sassis mul juba. Olukord oli, kus loakohustuslik, kus see tegevus pole kohustuslik. Ehk siis see sama olukord oli siin tekkinud, kus oligi nüüd menetluses olnud see taotlus, aga taotlus oli sisestatud siis 2 nädalat tagasi või varem, kus oli see vana blanketi 5 ja nüüd oli siis muutunud menetleja jaoks, et see tegevus on mitte kohustuslik ja ta ei saanud luba välja anda. Et jah, ma palusin tagasi saata selle taotlejale ja üle vaadata siis need kasutusotstarbed just, et muutuks uuesti loakohustuslikuks, et selliseid olukordi võib nüüd ka ette juhtuda. Aga kui te ikkagi näete, et te saate load välja anda, siis te nüüd sellise asja pärast ei pea küll kinni hoidma, et midagi blanketi vorm on vahepeal muutunud. Et mõneti on see silma jäänud, et hoitakse taotlusi lihtsalt kinni, et menetlustähtajad on ammu läbi, et ei saa aru, mis seal toimub siis taga. Et kui teil sellepärast nüüd hoiate kinni, et siia hakkab teie vaatesse tagasi tekkima automaatselt see kasutamisotstarve, siis ei teki automaatselt sinna mitte midagi tagasi. Kui see menetlus on pooleli olev sellest hetkest, kui ta oli siis alustatud 2+ nädalat tagasi. Nii, kas on küsimusi selle kohta? Ootan rõõmuga küsimusi. Kui keegi häälega ei taha küsida, siis loen siit mõned. Et see, mis kõigepealt küsiti, oli, et ehitusloo taotlemisel ei anna taotlejale kokkuvõttes riigilõivu summat ning tuleb eraldi väljastada arve. Kas ollakse teadlik, et riigilõivu igale rajatisele ei määrata ja tuleb eraldi väljastada arve? Sellised küsimused saatke palun meilile sellised küsimused, mis puudutavad riigilõivu. Kui ta on loakohustuslik tegevus, kellel on mikrofon lahti niisama, paneb selle mikrofoni kinni, ei pea olema niisama mikrofon lahti, kui ta räägib parasjagu kolleegiga. Me salvestame seda ja siis ta on pärast kõik kuulda kellelegi, kes tagantjärgi kuulab seda salvestist, mis on kolleegiga vahepeal räägitud, et loakohustuslik. Ja Loola, kas sa saad selle mikrofoni seal ise kinni panna? Loakohustuslikul tegevusel kokkuvõtte juures kuvab riigilõivu. Kui tegevus on teatise
kohustuslik, siis riigilõivu ei ole. Kui taotluse peal on mitu ehitist, praegu mul on üks rajatis ainult siin, aga siin võib ju teinekord, kui ma selle ühe kinni pakin, siis võib neid rajatisi siin ka palju olla, siis vaadake kindlasti üle, kas kõik on loakohustuslikud, millel peab riigilõiv olema. Kui mõni rajatis on teatise kohustuslik või pole kohustuslik, teinekord on ka selliseid ehitisi pandud taotlusele, mis üldse pole kohustuslikud, hästi väikesed, alla 20 ruutmeetrise pinnaga näiteks, kui ei tule riigilõivu. Et seal on erinevaid, et alati tasub üle kontrollida, kas üldse peab olema riigilõiv. Ja kui peab, siis ja kui ei kuva kokkuvõtte lehele seda riigilõivu ja siia ei summeeri kokku seda riigilõivu, mis on erinevate loakohustuslike ehitistega peab tulema, siis kindlasti kirjutage meile sellest, et ta peab tulema tegelikult siia. Vaatan arvutuskäiku, et mis asi on täpselt selle summaga, et read peavad siia välja tulema, et kindlasti andke meile kirjadel märku, sest see on ikkagi süsteemi viga ja me peame kiiresti korda saama. Nii et kui te sellest ei räägi, siis me ei tea seda ise, et see ei kuva välja. Mida üle tasub vaadata kohalikel omavalitsustel kindlasti, kas nad on sisestanud oma riigilõivu kontonumbrid üldse, kuhu te soovite seda riigilõivu, et laekuks. Mõnedel omavalitsustel suurematel on ka viitenumbrid olemas, siis ka need read ja siis iga taotluse jaoks tuleb seda eraldi sisestada. Jällegi halduse alt on need andmeväljad leitavad haldus vasakus servas, et kes neid saavad sisestada, et mulle on veel mõned omavalitsused silma jäänud, kellel ei ole neid arvelduskonto numbreid siia ehitusregistrisse sisestatud. Väga tülikas on taotlejal otsida teie kodulehtedelt, et kodulehed on teil nii erinevad ja te olete oma kontaktandmed ära peitnud, sealhulgas arveldusarve numbrid on ikka päris peidus teinekord, et taotlejatel on seda raske kätte saada, aga kui ta sisestab taotlust, siis siin on see kõige parem koht, kust üldse vaadata taotluse kokkuvõtte peal, kuhu kuvab riigilõivu andmed, siis kompleksselt siin, et peaks olema ka arvelduskontod nähtavad. Kui te soovite ikka riigilõivu saada, eks te ju siia saada kontrollida alati, kas maksekorralduse fail on lisatud. Kas on küsimusi veel? Ja küsite veel, et kas ja millal tekib asukoha võimalus sisestada AutoCAD joonis. Jooniselt saaks EHR välja lugeda rajatise täpse asukoha ja koordinaadid. Ei tea. Kes nüüd küsimuse sisust aru ei saanud, siis lähen siia asukohakaardi peale ja jutt käib siis sellest kohast asukohakaardi peal. Tänased võimalused on see, et ma sisestan siia, nagu te ennem nägite, käsitsi, teen täppi, salvestan või joonistan maja või ükskõik mis asja ma käsitsi joonistan kaardi peal, salvestan kaardi peal, salvestan muudatused nupust. Teine variant on see, et ma sisestan koordinaadid käsitsi siia, teen plussmärgiga muudkui ridasid juurde, sisestan siia käsitsi tippides või copy-paste'in X, Y koordinaadi miinusmärgiga saan kustutada ridasid, plussiga lisan. Kolmas variant on see, et ma laen üles koordinaadi faili. Ja küsimus siis küsimuse sisu tähendaski seda, et see koordinaadi fail võiks olla AutoCAD-i faili välja lugev. Ma tean seda probleemi, kuna ma ise nüüd natukene õpin maa mõõtmist ja geodeet, kes meie juhendaja on, peaõpetaja, siis on selle probleemi olemusest mulle rääkinud, meile rääkinud. Ma mõistan väga hästi, mida see tähendab. Jah, need AutoCAD-is tehtavad joonised, kuna ma ise ka AutoCAD-is jooniseid teen ja kasutan AutoCAD-i, siis see ju sõltub, kuidas ma joont vean ja kuidas ma klikke teen, et nii täpselt neid sinna AutoCAD-i joonisele tulebki ja kui ma teen ühe lõigu kõigepealt ja siis teen teise lõigu sinnapoole, siis koordinaatide
kui see jada tuleb selles järjekorras, kuidas ma olen selle joonistanud, mitte loogilises järjekorras, kuidas pilt peaks moodustuma. Ehitusregistrisse koordinaadifaili üleslaadimisel peavad olema koordinaadid ühtses jadas, ehk siis kuidas ehitise kuju moodustub, ehk siis täpselt selles jadas, et isegi majal ei saa ka olla niimoodi, et läbi diagonaalide koordinaadid loetud, et üks nurk ja diagonaalis teine nurk ja siis kolmas nurk läheb jälle üles ja siis alla nurka, et kindlasti peab see olema niiviisi joonistatud, nagu ma paberi pealegi maja joonistan või ükskõik millist ehitist paberi peale joonistades, aga AutoCAD annab võimaluse joonistada, vahepeal katkestada see joonistamine ja siis teha täpselt teistmoodi, et teises järjestuses. Ei tea, millal selline võimalus ühel hetkel ehitusregistrisse loodaks. Vajadus selle järgi tõepoolest on, et mida rohkem ma ise õpin, seda rohkem ma sellest aru olen hakanud saama, et näiteks teostusmõõdistused. Muidugi omavalitsuse menetleja ütleb, et lisage kasutusloa taotlusele teostusmõõdistuse järgsed koordinaadid. Geodeet on käinud teil teostusmõõdistuse teinud, tema loeb oma andmebaasis sellest aparaadist välja need AutoCAD-i, need punktid. Kuidas tema teostusmõõdistust teeb, ega tema ei käi ka selle objekti peal, temal on teine loogika, kuidas ta objekti peal ringi käib. Sinna tekivad küll nummerdatud need punktid, mida ta loeb, kuid ta ei joonista seda AutoCAD-is niiviisi nende numbrite jadamit pidi, vaid ta siis juba vaatab, kuidas objekt jookseb või see ehitis jookseb, et siis ta joonistab selle teistmoodi jällegi. Ehk siis seal juba jooksevad kaks erinevat loogikat üksteise peale, mis jällegi ei ole, kumbki ei ühte ehitusregistri loogikaga, ülesseadmise loogikaga. Ja nüüd on küsimuse sisu oli see, et millal hakkab siis AutoCAD-i joonist lugema siis see ehitusregister, millal ei tea, et see oleks väga vajalik, et see ühel hetkel tekiks just selles eesmärgiga, et teostusmõõdistusi saaks hakata korrektsete AutoCAD-i põhjal siia sisse lugema. Sest kui teil on väga suured objektid ja teostusmõõdistus on tehtud, miljon koordinaate, need ei ole võimalik käsitsi ajada sellesse jadasse, mida tahab ehitusregister, lihtsalt ei ole võimalik. Ma olen ise aidanud siin inimesi, hädasolijaid teostusmõõdistuse järgselt saada see pilt üks-ühele ehitusregistrisse, ma teen seda käsitsi. Pole võimalik neid koordinaate taga ajada, aga see on väga ajamahukas töö ja pigem on see, et kui teostusmõõdistus on kusagile lisatud failidena, siis täpselt neid koordinaate suurte rajatiste puhul, suurte objektide puhul ei oleks mõistlik ehitusregistrisse siia nõuda selle koordinaadifaili üleslaadimise teel, sest neid koordinaadifaile ei ole mõeldav välja lugeda nendest AutoCAD-i joonistest, mida teostusmõõdistajad teevad. Et see on väga-väga suur ajamahukas töö, järgneks sellele, mitte keegi ei ole nõus seda kinni maksma ja tegema sellist tööd, mis on vajalik. Lihtsamad juhtumid, mida ma isegi sisestan tihtilugu, puuraugud, näiteks 30–100 auku ühel kinnistul. Jah, ma teen koordinaadifaili, mul on seda väga lihtne sealt AutoCAD-ist välja nokkida neid koordinaate ükshaaval ja moodustada ära tekstifail, mida ma siis laadin ehitusregistrisse, aga need ei ole AutoCAD-i joonise failid või AutoCAD-is loodud failid, et ma teen need ise käsitsi, et jah, niisugused lood on täna kahjuks, et AutoCAD-i jooniseid ja joonise põhjal loodud koordinaadifaile ei saa ehitusregistrisse laadida, kas see juhtub aasta, 2 või 10 pärast, ei oska kahjuks öelda. Kas on veel küsimusi? Ja, ma küsin siit edasi, siin käibki praegu üks diskussioon, et küsiti, kas puukuur, millel on hõre laudis, on rajatis või hoone ja samuti kas kasvuhoone, millel on õhulõkked, on rajatis või hoone. Selliste küsimustega palume suunduda kohaliku omavalitsuse poole.
meie saame juhatada, kuidas joonistada siia kaardi peal seda ühtesid ja teisi käsitlusi olen mina vähemalt oma praktikas kohanud. Kasvuhoonet on sisestatud nii hoonena kui rajatisena ja kuidas seda on eristanud omavalitsused, jääb mulle mõistmatuks teinekord. On võetud aluseks pinna ruutmeetreid, kui suur see kasvuhoone on, siis sellisel juhul kasvuhoone iseenesest nimetusena võiks kuuluda hoone alla, kuid olen tõesti näinud, et seda rajatisena sisestatakse, et omavalitsuse menetleja poole kindlasti, kui on selline küsimus, siis pigem pöörduda mitte ehitusregistri poole, sisestada saab seda ühena või teisena ja pole mingit küsimustki. Nii, ma küsin veel ühe küsimuse, et kuidas see muudatus mõjutab taotlusi, mis on varasemalt koostatud ning nüüd menetlusest tagastatakse? Kas peab kõikidele taotlusel olevatele rajatistele need kasutamise otstarbed uuesti sisestama, et saaks taotluse uuesti esitada? Jah, peab küll uuesti sisestama, sest need väljad on nüüd tühjad, sest blankett vahepeal muutus ja ei saagi taotlust esitada tagasi, kui on veateateid taotlusel. Ehk siis, kus te saate veateateid kontrollida, kokkuvõttelehel kontrollin salvestatud dokumendi korrektsust. Kui ma siin vajutan, siis veateated välja loevad. Ja kui nüüd blankett on vahepeal muutunud, see rajatiste blankett, siis veateade ütleb ka seda, et kasutusotstarve on valimata ja seda tuleb teha. Ja nii ongi, et tuleb tõesti uuesti sisestada ka vahepeal menetluses käinud taotluste peal, sest ka neid taotluse blankette see muudatus mõjutas. Need vaated läksid teistsuguseks, kasutusotstarbe väljad on teises kohas ja need on nüüd tühjad. Tuleb uuesti sisestada. Ja. Nii, ja tuli veel üks küsimus, et miks kehandi asukohas on koordinaadid on saatud geoteetilise mõõdistuse kaudu linnuke automaatselt sees? Ei tea. See ongi vastus. Ei tea. Ise ma sellele kunagi tähelepanu pole juhtinud. Ei hoia ennast pilguga linnukeses kinni, mis aega lendab ära. Tuleb tagasi, kui tahab. Et ärge seda linnukest sinna käsitsi hakake muutma ega midagi, see ei mõjuta mitte midagi. See lendab edasi-tagasi oma soodu, olen mina märganud. Miks ta seal on, ei tea. Ei mõjuta see seda, sellest ka, vähemalt keegi võib-olla teine oskab seda kommenteerida, menetlejad võib-olla teavad seda rohkem, on rohkem kokku puutunud. Mina, kui ma oma taotlusi sisestan, siis ma seda kohta ei näpi. Ei ole teinud vahet, kas ta tuleb või läheb ära siis, kui ma sisestan käsitsi koordinaati, märgin kaardi peale või sisestan koordinaatide tabelisse või laen üles failist, mitte mingisugust vahet seal ei ole, see on seal või ei ole seal. Keegi soovis vahepeal häälega. Palun. Ma korra kommenteerin, see oli minu küsimus, et nagu te siin näitest sisestasite selle rajatise asukoha, siis ta automaatselt näitab, nagu see oleks geoteetilise mõõdistustöö alusel sisestatud. Et tegelikult ei ole. Et see on ebakorrektne, ehk siis see geomeetria moodustamisviis tuleb sinna mõõdistatud, tegelikult see peaks olema digitud. Et miks see automaatselt see linnuke seal ees on, et pigem võiks olla see, et see on, kui tõesti on mõõdistatud, siis taotleja paneb sinna selle linnukese. Lihtsalt minu ettepanek. Tähelepanekuna hea, aga palun jällegi sellised tähelepanekud meilil teel edastada, et siis me saame nad komplekteerida ja edaspidisesse arendusse saata, et mina paraku sellele sisulist tausta rääkida ei oska, miks ehitusregister on niiviisi ehitatud üles vaatena. Ei ole olnud selle juures, kui seda tehti ja täna on ta selline, et ise ma sellele kunagi tähelepanu pole pööranud, mind see ei häiri ja nii ta on lihtsalt. Aga sisulised taustaküsimused kõik, palun saatke meilile, et kui need on väga valesti, siis need on olulised võtta edaspidises arenduses arvesse ja muudatused teha selle
selle põhjal. Kas keegi soovib veel küsida? Ja, ma ei soovi küsida, ma soovin kommenteerida seda viimast, et kas linnuke on seal koordinaadid on saadud geodeetrilise mõõdistuste alusel või mitte, aga et kui kellelegi see ei sobi, eks ole, siis see on üks arvamus. Minule see väga hästi sobib, sest ma alati need koordinaadid sisestan käedijoonise pealt ja selle koordinaatide saamine ei ole üldse nii keeruline, nagu te seda siin eelmises poolt käsitlesite. Et ma tahan lihtsalt seda öelda oma selle kommentaariga, et iga muudatusettepaneku peale ei pea kohe muudatust tegema, et võib-olla oodata ära või ma ei tea, küsida nende käest ka, kellele see kõik sobib, eks. Et mina ütlen siin omalt poolt vastukaaluks, et las see linnuke olla ja mitte midagi ei ole vaja muuta seal antud kontekstis. Ja aitäh, et see on hea tähelepanek ka meil tegelikult, kus ei toimigi need muudatused niimoodi üleöö, et ja tuleb üks ettepanek ja siis kohe võetakse seda arvesse, et need ikkagi lähevad analüüsimisele, et miks ma ütlen, et saatke meili teel, et need komplekteeritakse kokku ja need lähevadki analüüsimisele ja siis rohkem ka kasutajatega läbirääkimisse, et kindlasti ei toimu meil ühtegi muudatust niiviisi, et tuleb üks kõne, miks teil see seal on, et me siis kohe võtame ära, ei. Kui näeme, et asi ei tööta, siis me reageerime hästi kiiresti, siis läheb kohe parandusse. Aga kui on asi töötab ja siis me ei muuda midagi siin. Aga ettepanekud ja arutelud ja sellised on kõik väga teretulnud. Just, et ma ise oma piiratuid kasutaja kogemusi siin ehitusregistris, et ei ole olnud ja kus kohas mingisugune linnukene annab mõjutust või kes mingit linnukest üldse vaatab oma töö käigus. Ma kõikidest asjadest ei tea, lihtsalt teile rääkida. Nii, aga kui meil ei ole rohkem küsimusi, siis me ei ole ju kinni või siiski keegi nüüd mõtleb veel, et soovib küsida, siis on selleks veel aeg. Aga kui küsimusi ei ole, siis me soovime teile ilusat päeva jätku ja väga-väga täname teid meiega olemast ja kuulamast